Olümpiavõitjad Tessavöötšo Scott Moir on kohustusliku tantsu võitnud. Kuid punkti paneb sellele tantsule Federica Faiella ja Massimo Scali. Nende treenerite grupp oli seal poorte taga eesotsas olümpiavõitja Natalia Linitšukiga. No seda hetke on just Itaalia poolehoidjad täna oodanud kogu selle lõunatunni selles pikas võistluspäevas, et näha oma lemmikuid. Näete, kui palju on noori Itaalia iluisutamise fänne Palavela jäähallis kõvahäälselt hõikamas Federica Faiella, Massimo Scali. Igati hea sooritus ja kindlasti 3. koha vääriline. Natukene, kui norida natukene, siis võiks öelda, et see naispartneri või Faiella oli natukene krambis ülakeha just nägu niisugune kramplik naeratus, et selline vabadus, mis valsile jaoks peaks olema, sellest seda jättis natuke soovida. Aga muidu igati hästi sooritatud tants nii tehniliselt kui ka muusikaliselt. Kaks paari, kellel kõige suuremad pinged on, ütleks, on kindlasti olümpiavõitjad Tessavöötšo Scott Moir, kellelt oodatakse, et nad suudaksid oma favoriidi staatust kinnitada veel kord nendel maailmameistrivõistlustel, ja teine paar on seesama Itaalia paar Faiella Scali, kelle põrumist kodupubliku ees ei suudaks Itaalia meedia kuidagi andeks anda. Ja eks nad ise tahavad ka väga nendel maailmameistrivõistlustel võita kodujääl medalit, sest Federica on 29, Massimo 28. No millal siis veel, kui mitte nüüd? Maailmameistrivõistlustel ei ole nad varem võitnud medalit. Euroopa meistrivõistlustel sevastu 2 viimast hooaega olnud hõbemedali võitjad. Olümpiamängudel olid 5. Ja see 5. koht Vancouveris näitas, et Torinos kodujääl, kui kõik läheb hästi, võivad nad võita medali. No seis on äärmiselt haarav pärast kohustuslikku tantsu. Varsti näeme need hinded ka Faiella ja Scalile ära. 39,88 punkti on nende rekord uisutatud Vancouveris siis selle tango romantika eest.
valsi parim hinne sellest hooajast on neil 35,37 punkti, aga täna tuleb kindlasti parem tulemus. Kindlasti tuleb ja nad sõitsid seda valsi ka paremini kui tangot suhteliselt, kui nii öelda. Sobis neile väga hästi. Eriti ilus oli alguse selle tantsu esimene pool. The scores please for Federica Paella, Massimo Scali from Italy. Lõbus Itaalia paar teeb natukene komejanti ka, mis Itaalia paar see on, kes komejanti ei tee. 40,85 punkti. Wow, see on tõesti kõva summa. Ei usu, et nad isegi arvasid, et võib nii palju punkte koguda. Selles uue punktisüsteemi järgi on nad nüüd 6 paar, kes läbi aegade üldse 40 punkti piiri on ületanud. Nii et kolmandale kohale kindralt Itaalia paar Federica Paella, Massimo Scali ja armutu medalivõitlus on siis väga põnevalt, samas ka veidi ettearvatult alanud. Kohustusliku tantsu võitsid Tessa Vecchio ja Scott Moir Kanadast, olümpiavõitjad 44,13 punkti.